Tere kõigile, mina olen Heli Künnapas ja alustuseks suur tänu kõigile, kes te olete siin grupis lugedes rikkaks. Meid on kokku 800 inimest, kui ma selle grupiga alustasin, ma poleks kunagi uskunud, et teid nii palju siia tuleb. Mõtlesin, et teen niiviisi rahulikult, vaikselt ja see on väga äge, et teid on tõesti juba nii palju. Aga nüüd käimas on siis sissetulekute suurendamise väljakutse. See tähendab, et meil on 6 päeva, mille jooksul mõtleme sellele, kuidas rohkem raha saada. Alustuseks võib-olla natukene sellest, et milleks meil siis rohkem raha on vaja. See on üks hea asi, et kui sa nüüd seda väljakutset alustad, pane enda jaoks kõigepealt paberile kirja, mille jaoks sul üldse on vaja sissetulekuid suurendada. Sest see, et raha tuleb rohkem sisse, ei pruugi tähendada, et sa lõpuks selle 6 päeva lõppedes või siis 6 päeva jooksul õpitu kasutamise lõpetamise järel oled kuidagi rikkam, kui sa ei mõtle algul, mille jaoks sa seda raha vajad, mille jaoks sa kasutad. Lisaks muidugi ka see, et kui sa nüüd hakkad leidma viise, kuidas raha rohkem teenida, see on ebamugav, sest sa pead vaeva nägema, tegema asju, mida sa võib-olla enne ei teinud. Kui sa nüüd hakkad neid ebamugavusi võib-olla läbi käima, siis kui sa näed oma eesmärki, on sul ka motivatsiooni rohkem seda teha. Nii et enne kui ma isegi täpsemalt väljakutsest räägin, siis istu maha, pane see video näiteks pausile praegu ja mõtle välja, mis on sinu eesmärgid, mille jaoks sa vajad rohkem raha, mille jaoks sa tahad oma sissetulekuid suurendada. Mõne puhul võib-olla on see alles selle igapäevaste kulutuste katmine ehk et see võib-olla nagu tähendab sellise nii-öelda nulltasemeni jõudmist alles, et sissetulekud suurenevad, aga see ei tähenda tohutult mingi elustandardi paranemist, vaid tähendab, et sa jõuad alles nulli. Teise puhul on võib-olla mõni selline, ma ei tea, mingi luksuslik asi, mis sa endale lubad, et midagi, mida pole muidu saanud, või siis igal juhul mõtle välja, mis see sinu jaoks on, mille jaoks sul on vaja rohkem seda sissetulekut. Sest mina seda sulle öelda ei saa ja mina sind motiveerida ei saa, kui sina ise ei tea, miks sul raha vaja on. Nii, aga nüüd räägime väljakutsest. See näeb siis välja niiviisi, et nende 6 päeva jooksul räägin ma sulle valdkondadest või sellistest, ma ei tea, kuidas on õigem nimetada, nagu teemad või valdkonnad, milles sul on võimalik teha tegevusi ise, mis siis toob rohkem sissetulekut ja ma ütlen kohe ette ära, mitte ühtki võluvitsa ei ole. Nii et kes ootas, et ma annan sulle nagu siin 6 päeva lõppedes mingisuguse hunniku raha lihtsalt kätte, seda ei juhtu, pead pettuma. Aga need asjad, mis me läbi käime, on sellised lihtsad, loogilised. Kes teab, siis nipiraamat on selline koht, kus ma olen juba kas 4 kuud vist järjest kirjutanud sellest, kuidas ma raha teenin ja minu eesmärk on siis 30 000 eurot suve lõpuks saada, mis on suht kaugel alles. Aga ma olen siin läbi käinud need siis nipid, sammud, mida ma teen selleks, et sinna jõuda. Ja isegi, kui mu 30 000 eurot on väga kaugel, siis see koht, kus ma tulin, sellest kohast ma olen ikkagi päris kaugel. Et üks asi on see väljakutse raames kogutud raha, aga teine on see, et mis summad mul on olemas olnud, mida muidu ei oleks olnud. Et mis küll pole nii-öelda väljakutsesse tulnud, aga ikkagi ma olen suurendanud üldiselt oma raha teenimise oskusi, teadmisi, võimekust. Ja see on ka see, mida ma teile selle väljakutse raames tahan nagu edasi anda, et isegi kui need asjad tunduvad lihtsad, loogilised, ma tean neid, siis küsimus on selles, kas sa ka teed neid. Kas sa saad sealt sissetulekut praegu, kui sa tead, et see on võimalik, aga kas sa teed seda päriselt? Nii, ehk siis meil on nüüd 6 valdkonda, mida me iga päev räägime ühe läbi ja hakkame siis pihta lõpuks nüüd. Täna on selline esimene koht, kust sa saad sissetulekut suurendada, on see, et paku teenuseid. Lihtne, on ju, kõik on kuulnud seda ammu. Aga nüüd, kas sa oled ka mõelnud päriselt välja, mis on need teenused, mida sina saaksid pakkuda nüüd, kohe, täna? Need selle väljakutse raames läbikäidavad teemad, mis ma unustasin enne ütlemata, on veel sellised, mida sa saad alustada kas tasuta või väga väikse investeeringuga.
räägime teenustest. Esimestena tulevad meelde kindlasti lastehoid, linnas võib-olla koertega jalutamine, nüüd suvel muru niitmine, puude ladumine, siis näiteks massaaž, see nõuab küll teadmisi võib-olla rohkem, aga massaaž, siis on kodulehtede tegemine, siis näiteks eratreenerina trenni andmine, trenni läbiviimine, et need on kõik sellised teenused, mis vajavad küll jah, su teadmise osad, mingit oskust, muru niitmine näiteks vajab jah, on ju niidukit, aga samas kindlasti on võimalik leida koht, kus otsitakse lihtsalt inimest, kes niidaks, aga see vahend on olemas. Nii et need asjad on variandid, mida sa saad, et sa peaksid nagu uurima, mida sa oskad ja mida siis kuskil vajatakse. Tänane ülesanne ongi, võta nüüd paber ja pliiats, kui sa seda juba eesmärkide tegemise puhul ei võtnud, ja pane kirja pealkirjaks esiteks teenused. Ja nüüd, milliseid teenuseid mina oskan osutada? Milliseid teenuseid ma saaks osutada? Nii et nüüd tee palun nimekiri. Ja nüüd ma teen siia gruppi postituse ja postituse alla oleks väga vahva, kui sa julged jagada teistega ka, mis sa välja mõtlesid. Mis on see teenus, mida sina oskaksid osutada? Pole küsimus praegu see, kas sul on kliente selle jaoks, kas sul on täna kliente, kas sul on kliente selles kohas, kus sa praegu elad, kus sa oled, vaid küsimus on sinu oskustes ja teadmistes, mis on need teenused, mis ei vaja suurt investeeringut, aga mida sina saaksid täna osutada teistele ja mida vajatakse. See, kes ja kui palju ja kus vajab, see on nagu järgmine küsimus, aga sina mõtle praegu välja, mida sa oled võimeline tegema, milliseid teenuseid osutama. Nii et nii lihtne oligi tänane kohtumine. Mõtle välja, mis teenuseid saad osutada ja kõigepealt pane kirja, miks sul on raha vaja. Ja homme juba siis ma räägin järgmisest valdkonnast, millega saab väikeste investeeringutega sissetulekuid suurendada. Kohtumiseni!